Tänan. Palun Riigikogu kõnetooli Aivar Riisalu. Mida? Palun 8 minutit. Palun 3 minutit lisaaega, kokku 8 minutit. Palun. Hea istungi juhataja, head kolleegid. Ma olen väga kurb, sest ma armastan seda maad ja seda rahvast. See, mis praegu siin selliste üsna jõuliste ja jõhkrate meetoditega Eestis toime pannakse, on peaaegu et genotsiid selle väikese, haige ja väljasuremisohus rahva vastu. Ma rõhutan veel kord, aga mina ju armastan seda rahvast. Tuleb meelde maailma ajaloost üks selline fraas. Üks riik, üks rahvas, üks juht. Mina saan kahjuks aktsepteerida ainult esimest poolt, et on üks riik ja üks rahvas. Täna, kus me oleme olukorras ja kus sellele ühele rahvale olulisi otsuseid võetakse vastu ühe juhi jõulisel ja julmal eestvedamisel, sellega ei saa kuidagiviisi nõus olla. Siin on täna räägitud tunde ja tunde kõikidest nendest põhjustest, miks pensioniea tõstmine hetkeolukorras ei ole mõistlik. Ma julgen väita, et kui suur osa Keskerakonnast on täna seisukohal, et pensioniiga ei tohi tõsta mitte kunagi, siis kindlasti on olemas Keskerakonnas väike osa, kes mõtleb, et selle üle võiks isegi arutleda. Aga selleks peaks meie riik jõudma 5 rikkama riigi hulka, kuhu ma tegelikult salaja õhtul enne magama jäämist alati püüan ennast ette kujutada. Sest kes meist ei tahaks elada 5 rikkama riigi hulgas? Ma lihtsalt tunnen, et mind on mõnevõrra petetud, sest ma olen sellel teel juba käinud peaaegu 2 aastat, peaaegu 3 aastat. Aga ma ei tunne, et minu rahvas koos minuga hakkaks sinna kuidagi kohale jõudma. Me võime arutada selle üle, kas pensioniiga 63, 65, võib-olla 75 on õige või ebaõige. Kui me vaatame reaalsele elule otsa, siis mitte kaasates sellistesse otsustesse laia avalikkust on see minu meelest väga jõhker ja julm käitumine just nende inimeste suhtes, keda see ju tegelikult puudutab. Lõppude lõpuks me ju unistame sellest, et meie ülim olemine on ju demokraatlikus riigis, kus kõrgema võimukandjaks on see sama rahvas, keda meie täna nagu piitsaga tapale proovime ajada valitsuskoalitsiooni targal juhtimisel. See ei sobi 21. sajandisse. Eelpool kõnelejad on kirjeldanud erinevaid reaktsioone erinevates maailma riikides, kus inimesed on pensioniea tõstmise vastu tulnud tänavatele, teinud ametiühingud väga jõulisi aktsioone, mis iganes. Isegi karmil Põhjamaal Soomes, kus rahvas ka väga palju ei mässa, taganeti sellest soovist üsna kiiresti. Mulle meeldis ja väga sümpaatne oli ühe kolleegi täna hommikune raadiointervjuu, kus ta kirjeldas, et me saame väga palju ära teha pensionisüsteemi renoveerimisel või ümberorganiseerimisel või paremaks muutmisel, ja ta tõi näitena selle, et meil on täielikult kasutamata tööõnnetuskindlustus, mis tegelikkuses annaks inimestele võimaluse saada kaitset selle asja eest, mis neid on vigastanud või mis neid tulevikus võiks vigastada. See annaks järjekordselt võimaluse saada normaalset ja inimväärikat vanaduspensioni võib-olla ka siis 63-selt. Selge on see, et on raske. Seda arusaamatum on see, et miks nii fundamentaalsete otsuste kallale peab minema sellisel raskel ajal. Kas ei ole meie ümber täna liiga palju negatiivseid uudiseid? Kas ei ole me liiga palju euro nimel püksirihma pingutanud? Ja kas näiteks isegi minu lugupeetud erakond ja kõik opositsioonierakonnad, kes me oleme ju tegelikult toetanud ja mõistnud eurole ülemineku vajadust Eestimaal, oleme püksirihma koos rahvaga kokku tõmmanud?
Kas me peame siis rahvale nüüd püksirihma kokku tõmbamise asemel, kui enam ühtegi auku ei ole, tõmbama siis ka õhu kinni? Pensioniea tõstmine puudutab mind ka, aga ma olen vana ja haige mees, sellepärast, et ma olen töötanud viimased 20 aastat väga intensiivselt ja ma tõepoolest, lisaks sellele, et ma olen kurb, on mul ka hirm, sest ma armastan seda rahvast, ma armastan seda maad ja minna ei ole mul kuhugi. Aitäh! Tänan. Palun Riigikogu kõnetooli Heimar